Lasteaia kaseke mudilased hullavad õues. Kõik nad teavad, et nende lasteaia katus on teistsugune kui teistel majadel. Seal on päikesepaneelid. Ja ehkki keerulise soojuse ja ventilatsioonisüsteemi tööpõhimõtete mõistmiseks on kasekese lapsed veel liiga noored, tunnetavad nad seda, et neile on renoveeritud lasteaias hea olla, et siin on soe ja valge ja palju värsket õhku. Kaseke on Eesti esimene passiivmaja ehitusstandardi järgi renoveeritud lasteaed Eestis. Euroopa Liidu toel teostunud pilootprojekt, mis toonud Valgale tuntust ja kutsunud sellega tutvuma paljusid teadlasi ja arhitekte. Kaseke oli tavaline nõukogude ajal ehitatud lasteaiahoone, amortiseerunud ja suurte küttekuludega. Et vana lasteaiahoone renoveerimine on teisem kui tavalise remondi puhul eeldada võiks, selgus juba tööde käigus, mil maja soojustati põhjalikult, paigaldati tavalisest paksemad aknad ja keerukas ventilatsioonisüsteem. Ligi 1300 ruutmeetrine lasteaed vajab kütteks sama palju energiat kui keskmine eramu. Hoonele on paigaldatud Eesti suurim päikeseküttekollektorite süsteem, mis katab 60% sooja vee ja kolmandiku küttevajadusest aastas. Passiivmaja kasutab päikesekiirgust ja õhusooja tagastust. Soe, ühtane, stabiilne on sisekliima. Laste elukeskkond on muutunud turvaliseks ja sõbralikuks, kuna kasutasime just puitmaterjalid, puidust põrandad on meil mänguvahendid, lauad, toolid, mänguriiulid on meil täispuidust, mis on tõesti looduslähedane ja sõbralik lastele. Oi, kui rõõmsaks muutub tuba, siis kui särab jõulupuu. Oi, kui rõõmsaks naerab juba jõuluvana kotisuu. Siseviimistluses kasutati savikrohvi ja kaseiinvärve. Põhjamaade Eesti kontekstis on see kahtlemata uudne. Muu maailm on sarnaseid asju juba 10-15 aastat teinud. Eestis ütleme, et siis esimene selline katse avalikus hoones head sisekliimat ja väikseid kulusid tagada, ehk need kaks asja käivad alati koos. Me peaks ütlema, et värske õhk, see, et meil on selline soojuslik mugavus, õhu liikumise kiirus, õhuniiskus, need on kõik parameetrid, mis seda inimeste heaolu kirjeldavad ka kontorihoones, ka lasteaias, koolis. Et see tase nüüd peaks tõusma ja kulud, mis me selle saavutamiseks tekitame jooksvalt, et need siis on väiksemad ja passiivma standard kui tehnoloogia täna on olemas. Eestis me peaks küsima seda, et kuidas me kasutame seda, et meil ei ole vaja väga palju alusuuringuid, meil on väga kiiresti vaja olemasolevad teadmised võtta ja kohandada. Euroopas ehitatud 1000 passiivmajad on end õigustanud. Kallima ehitushinna korvavad kordades odavamad küttekulud õige pea. Teadlased usuvad, et kui energiasäästlik ehitusstandard ka Eestisse rohkem levib, tekib enam tootjaid, kes pakuvad selleks sobilikke aknaid, uksi ja teisi materjale. Siin on autogaraaž. Konkurents omakorda peaks vähendama ehitushinda. Ja kinnisvarabürood ja pangad, kes praegu ehitiste väärtust peamiselt asukoha järgi hindavad, arvestavad üha enam ehituskvaliteedi ja tulevaste küttekuludega. Passiivmajade laiem levik muudab oluliselt ehitus- ja kinnisvaraturgu, kinnitavad teadlased. Valgast on Eestis kujunemas energiasäästliku ehitamise keskus. Nii, ajalugu. Kõik me teeme ajalugu. Ehitatav kutsekooli hoone arvestab neid põhimõtteid. Energiasäästu arvestatakse ka Valga-Valka külastuskeskuse rajamisel. Uues kutsekoolis aga plaanitakse esimesena Baltimaades avada erialad, kus õpetatakse passiivmaju ehitama ja neid hiljem hooldama. Aknad käivad lahti, hoonet saab tuulutada, aga akna kõrval on hea soe istuda, lapsed saavad aknalaua peal mängida, see, et meil ei ole põrand külm, tavalised probleemid, et meil ei ole põrand soojustatud ja meil on külmad konvektiivne õhuliikumine aknast, et need on sellised tuntavad asjad, et meil nimetatakse peajalad, külmajala sündroom, et meil on pea ja jalgade vaheline temperatuuri erinevus nii suur, siis inimene tunneb ennast halvasti, külm. Ja igasugune õhu liikumine, külma õhu voog põrandal, et see on nüüd nagu lasteaias ääretu tähtis, et meil on soojuslik mugavus, meil ei ole sellist külmast klaasipinnast tekitatud sellist õhuliikumist ja üleüldse põrand ja nurgad on soojad. Ja see on esimene asi ja teine on loomulikult värske õhk. See, et meil on jooksvalt tagatud see, et üle lubatud piiri siis ei lähe süsihappegaasi kontsentratsioon, selleks on siis õhuvahetus vajalik. Kui meil ei ole sooja tagastust ventilatsioonist, siis on äärmiselt suur soov
talvel väga külma ilmaga mitte tuulutada ruume. Et passiivmajalaadse tehnoloogia puhul on välistatud selline, kuna me siin üle 90% soojust saame tagasi ventileerimise, siis meil puudub selline soov ventilatsiooni õhu hulka vähendada. Euroopa Liidu toetus on mõjutanud mitte ainult ühe lasteaia renoveerimist piirilinnas Valgas, vaid aidanud kaasa energiatõhusate ehituspõhimõtete levikule kõigis Baltimaades.